rõõm juhatada meie tänast päeva edasi ja me liigume olulise ja mõnes mõttes ka tulevikku puudutava teema juurde, milleks on Mihkelsoni loomingu tõlkimine võõrkeeltesse. Ja esimese ettekandjana kutsun ma siia rääkima sõnade kontsentrilisest jõust ja Mihkelsoni torni tõlkimisest leedu keelde. Agne Pernot-Taite, palun. Tere päevast! Kõigepealt sooviksin avaldada oma tänu Ene Mihkelsoni seltsile konverentsi ja kutse eest. Eilne päev oli hästi inspireeriv ja huvitavaid ettekandeid teis ja täna on mul suur au siin teie ees istuma ja Leedu pilku Mihkelsoni teose tõlkimise kohta jagada. Ja täna ma otsustasin, et ma liiga palju lingvistilisest küljest sellest protsessist ei räägi, kuna Gunter Zgodinš, Läti tõlki on juba Tallinna ära sõitnud ja see pole tõlkeseminar, aga konverents ja siis pigem puudutan teist teemasid, just nimelt Ene Mihkelsoni intertekstuaalsus eesti kirjanduse väljavaadetes ja ka tema potentsiaalseid seoseid ja võrdlemisvõimalusi leedu kirjandusega. Ja siis liikugem edasi ja ma räägin tornist, mis on juba nii läti kui ka leedu keelde jõudnud ja torn on viimane Mihkelsoni originaal luulekogu ja selles on 5 osa 89 luuletust, neist 9 tsükli ja see ei erine liiga palju varasemast Mihkelsoni loomingust, aga siiski see on väga hästi kontsentreeritud teos ja mul oli väga huvitav ka erinevaid kirjandusviiteid leida. Siis kuidas ma sattusin Mihkelsoni torni leedu keelde tõlkida, kuna see ilmus Balti Assamblee projekti raames. Ja varemgi on läinud nii, et Balti Assamblee kirjanduse preemia laureaatide loomingu ei ole väga korralikult välja antud ja siis juubeliaastal 2018 aastal kohtusid meie kultuuriministrid ja kirjastasid lepingu alla, millega lepiti, et me anname algust korraliku Balti Assamblee preemia laureaatide loomingu väljaandmisele. Nii siis leiti rahastamist ja lõpetasin tõlget 3 aastat tagasi novembril, siis enne Venemaa sõda Ukrainas, mis algas 24. veebruaril, aga vaatamata sellest oli tõlkida raske ja mitte ainult kirjanduslikel põhjustel, sest Mihkelsoni tõlkimine võtab ka sinust vaimselt, niisiis ettevaatust. Ja tõlkides ja tegelikult juba enne seda veel lugedes teost tundsin väga selgelt, et midagi taolist pole vist varem lugenud. Siiski hakkas tasapisi meelde tulema paar nime, millest räägin teises ettekande osas. Aga ikkagi Mihkelsoni luule ei ole enam vabaväärs, ei ole ka vaid tavaline narratiivne luule. Katkestunud laused ja fraasid, sõnad, mis võivad samal ajal kuuluda nii eelmise kui ka järgneva lausele, silpide ebakorrapära, viited ajalooliste sündmuste ja isikutele, üheskoos tehniliste leiuste, CERN-i põrguti ja tehisintellektiga. See on Mihkelsoni torni sissu
ja ka Obama ja Applebaum ja Feinschmeckerid, siis raamatus on tunda sellist pinget nii sisuliselt kui ka keeleliselt, võib seda tunda nii temaatiliselt kui ka poeetika tasemel. Siiski aga öeldakse, ma jäängi ellu. Kaotus ja poeetika aitab ajaloo traumadest rääkida, annab sõnu erilisi kogemusi kirjeldada, linnada maailma, mille kohta poleks Applebaumil olnud vaja oma raamatuid kirjutada. Niisvaramees on aga olemas mitte ainult tragöödia jäljeid, vaid ka eneseironia ja palju liikumist. Tuleb algplahvatus, loob lühis, kuskil teises nurgas hilgab korraks viimane tuli. Palju asju ja suurt asju on juba juhtunud, aga see suur torn on ikka veel purunemas, määndumas oma raskuse all. Tsivilisatsioonisse määndub terve Babeli torniga või tornina. Ja targad ja mõtlejad ei saanud siiski seda katkestada, siis mis vahet sisada seal omavaid unede pärast. Aga see liikumine, mis on torni varemetel toimumas, ei ole keegi kummitusest võlu ja lärm, vaid täiesti elusad elusolendid. Meie oleme püssisoojased loomad, õnnelikud ja väedid, kirjutas Michelson. Ja minu jaoks kõige suurim ületus oli näiteks see ületus pajuharakatest ka tornist. Tsiteerin, vaata, need oleme meie, pajuharakad. Hirjud ja ilusad selles metsikus aias, kus pole enam haigusi, loodus toimib. Või see teine partidest enne Anna kanalil kõlas ka soojalt. Jälle, vananaiste suvi on sügis kortsus tiibadega, värviline ja malve. Anna kanalis suplevad pardid inimestega võidu. Kui tuleb lumi ja talv, saab vesi teise oleku. Staadilup. Elul on mitu vormi ja vist kõige suurim lootus peitub ennast sellest, et seda ei saa lõpuni purustada. Elu jääb ikka. Ja siis me näeme Michelsoni raamatu müüri ees ja ma liigun edasi oma ettekannega teiste teosteni, mis mitte teosteni, teise autorite tsitaatideni, mis kuidagi pääsesid Michelsoni loomingusse, Michelsoni tornisse. Ja niisiis Michelsoni luule aga torn on tähendusrikas ja sellest peaks lähemalt rääkida, lähemalt vaadata, kuidas juhtub, kuidas tõlkides ja mida juhtub keelelisel tasemel. Aga otsustasin, et sel korral siiski ei räägi tõlke lava tagas, miks ma valisin neid variante, mida valisingi jäägusi tõlkeseminarile. Ja räägin sellest, mida avastasin ja just nimelt Michelsoni luule zoopiline keel viis mind tema intertekstuaalsuseni. Michelsoni luule on, Michelson on maailmakirjanik, nagu teie teada, ja ta oli ka eesti kirjanduse lugeja. Ja mul on paar näidet tornist ja see on esimene ja tuleb hõrg nüüd peente soonde aeg, võib-olla eritled elusa naha elavaid rakke, olend kisendab abitult. Küsimus on, kuidas massinale elu anda. Selleks on vaja teostada uuringuid, praegused tuimestatud nahaga justkui elusad võivad hakkada, määratsema ja jooma. Hingest ei saa kuidagi lahti, vajame nii selgelt nägijaid kui ka hadroonide põrgatajad, vajame tserni, et imiteerida suurt pauku. Inimsüdameis on see juba toimunud. Mida teha valge ristiheina lõknaga, tul mängida plilli, mida peale hakata kummeliga, mis sõitseb kodumurul, mida teha harjumuspärase vaadega taevast kui pea kuklase ajad. Ma tahan tserni, ma tahan kildudeks lendamist, et tekisid uued ühendid, ma ei saa teada, kas neist areneb elu.
Ja teie eestlastena juba tunnete vist ära, millest kelleni see viib. See on, mida taha Valge Ristihinna lõhnaga tul mängida plilli. See on viide Ernst Enno kojuigatsusele. Nüüd õitsvad kodus valged ristiheinad, tul mängib lille lõhnaga, mu ümber salo lauluvad väiksed leinad. Ja teine neide ongi, ma ei tsiteeri tervet luuletust, vaid algust ja häbi on tapa inimest, kirjutas luuletai praegu peaaegu 100 tagasi. Tema oli poeet. Liielduselt on nende puhul ju lubatud ja nii edasi ja see on viide Vesnapuule. Mul on valus ja häbi sellel, millal ma magasin, tapeti inimest, mil ma katsin end, vaibaga poodi inimest, süda pisteti läbi. Siis valust ja muretest räägib ka Vesnapuu. Ja võib ka, Vesnapuud võiks mainima juba ka teises aspektis, mis ühendab terve luulekogu nii selles luuletuses kui ka muus kohas võib tunda väga suurt ja väga koomilist Schmertsi ja Michelsonile on see ka iseloomuline, aga tal on ka palju irooniat olemas ja enne 3 näidet teie juba teada, millest ma räägin vist ja siis tekkis see küsimus, mitu Eesti kirjanikku saab ühte Michelsoni luuletuse mahtuda. Ja ma korraks vaatan ja kus see pääses ja siis kui meil on näiteks selline luuletus, see tuleb andeks anda Vostovile ja Fessile, ka siis kui ka luuletades valetab Kristjan Jaagule ja Aida Vidrile Janseni pappale, kui ta endaga pisut saksamaks tegi. Andeks tuleb anda Emily Florentinele ja kõrgesti sündinud Eedile, kes kirjutas poisikesena tasuja ning sellele sitik musta peaga võõrama meeles, kes seal haava tallusse tuli, kui maa oli taaskord sõjast katkust või näljast tühi ja paljas. Ernst Peterson särgava marjad silmas on meid ju natuke harinud või ajanud naerma. Sellemaa needus nõuab, et käiksime kõrberännakut igas põlves korduvalt ja kulumiseni läbi, mis sellest sünnib, mina ei tea. Ja siis seal me, nagu te näete, luuletus on päris tihe. Just nimelt sellest tekstist mainiti 8 Eesti kirjandusinimest, nii ajaloolisi kui ka kaasaegseid. Andrei Hvostov, FS, Kristjan Jaak Peterson, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Valdemar Jansen, Lydia Koidula, Eduard Banjoja ja tema jutustas tassuja, Ernst Peterson särgava oma jutuga marjad silmas. Ja nimekirja lõpetati viidega pühakirjale, milles räägiti kõrberännakutest. Siis kokku 8 Eesti kirjanike lisaks särgava juttude ja piibliraamatele. Michelson koodab võrku, mis seostab erinevaid nimesid, põlvkondi ja tsitaate. Ka selles mõttes on torn omapärane kontsentraat või alguspunkt edasisemaks Eesti kirjandusloose süvenemiseks. Ja on veel üks moment selle luuletusega olemas ja mida ma sooviksin mainida. Just nimelt torni tõlkides kasutasin võimalust võrrelda originaali läti tõlkjaga. Guntar Zgodinši läti keelde tõlkitud Michelson teos kõlab niisama võimsalt kui ka originaali keeles. Eks aitab ka läti keele spetsiifika, eriti see, et leedu keelega võrreldes nii läti kui ka eesti keeles on palju lühemaid sõnu ehk keele ökonoomsus. Siiski see, millest soovin rääkida, puutub mitte
tõlkepoeetikat, vaid pigem strateegiat. Läti tõlked originaali võrreldes oma suureks luuletuseks avastasin, et lätikeelne torni versioon jäi ilma ühe luuletusega just nimelt selleta. Ja ma küsisin, ja siis küsimus on väga loomulik, et kuidas tõlkida seda ja kuidas tõlkida niisugust luuletust, kui meil tähendab leedu või leedu keeles keelde tõlgitud, neid ridu ega autorid ei ole veel olemas. Ja kas me kaitsme luulekogu tervikut või jätame ära nimed, mis mitte midagi meie lugejale ei ütle. Eile küsisin Gunter Skvodinši käes, kas ta oleks lahke ja ütleks, miks see luuletus jäi Läti versioonis tõlgimata. Ja ta naeratas sõbralikult, ütles oma vastust. Millega olin ise nõus, aga natuke hiljem lisas, et tegelikult kunagi 10 aasta tagasi olid nad just sellest Michelsoniga rääkinud ja Michelsoni oli nõus, et seda luuletust võiks kunagi, kui see tõlke ilmub, Läti versioonist ära võtta. Niisiis luba oli autor andnud ja niigi tehtud sai. Ja tõlkides ma peatusin ka seal samas kohas, aga siiski otsustasin selle entsüklopeedilise luuletusega edasi liikuda. Aga muidu oleks olnud tore Michelsoniga sellest ja kõigest muust rääkida saada. Kuidas ta tuli selle tekstiga ja üldse. Siis ja veel võiks, ma mainisin paar võrku, mida Michelson koodab ja need seased on tegelikult põhjendatud, et nii Vesnapuu 19. kui ka Ernst Peterson Sargava 20. aastatel kirjutatud ridades on sarnaseid asju öeldud ja siis see on viide Marjat Silmas ja siis Marjat Silmas on teine osas Sargava juttudes pealkirjaga Paised ja Sargava kirjutas sellele oma moto, sinu pessareid ma näen, sinu mured kuulan ma, Eestimaa, su ööd, su valu, neist ma sul tahan rääkida, mis omajagu viib meid Koidula luuletuseni. Minu pessareid sa näinud, minu mured kuulnud sa, Eestimaa, mu tööd, mu laulu, sul neid tulin rääkima. Niisiis leiame Koidulat selles luuletuses mitte teist või isegi 3. korda. Esiteks Emily Florentinina, siis Jansenina, kelle papast luuletusest räägitakse ja nüüd selle Sargava moto allikana. Ja niisiis 3 Koidulat. ja mida teemad siinsamas luuletuses Efes ja Hostov jäi mulle teadmata. Vist olid nad piisavalt silmapaistvad, et Michelsoni isikliku Eesti kirjandusloose pääseksid. Ja nüüd liikume edasi teine osa ja Michelson ja Leedu luule, peegeldused, varjud, kaotuse poeetika. Seal Michelsoni luulet rääkides ja saatesõna kirjutades tuli mulle mõte, et mõtlesin, keda võiks Michelsoni kaimuks nimetada. Ja praegu lisaksin veel natukene sellest, missuguse potentsiaalseid seosid Leedu kirjandusega võib mu meeles ka leida. Siis tuli meelde paar pagulasluuletajaid ja nimelt Luune Sutemaa ja Algimantas Matskos, kes olid teise maailmasõja põgenekud, Leedu pagulasluuletajad, nad kuulusid varema põlvkonnale, nagu te näete, olid Michelsonist kas 14 või 11 aastat vanemad. Ja, aga nii elulooliselt kui ka nende 3
loomingust rääkides oli neil paar sarnasusi siiski olemas. Ja vormi tasemel kirjutasid nii Suttemaa, Matskus kui ka Michelson, ütleksin, päris ornamenteerimates keeles ja ornamenteerimates keeles ma lisan natukene hiljem ja kirjutasid kas lakooniliselt hästi tihedalt või kasutades metafoorid või soopilist keelt, luues oma enda keelkujutusi ja maailma, milles hiilib kaotused, lootusetus ja mingisugune kas või kokkulepitus või isegi tahe edasi maailma varemetel elada. Ja siis seal on 3 Leedu pagulasluuletajat, Algimantas Matskus, järjest Lune Suttemaa ja Henrikas Nagis, kes oli Suttemaa vend ja Suttemaa abikaasa oli ka Leedu pagulaskirjanik prosaist, siis paar sõnu Suttemaa kohta. Ja siis ta debuteeris siiski Leedus ja siis tema esimesed luulesid olid kirjutatud 14 esimesel aastatel veel Kedainis ja 3 aastat hiljem ta pääses põgenes Saksamaale Rilke ja Joonas Aistise luulekogudega taskus. Siis astus gümnaasiumile, lõpetas seda ja siis tuli ka Innsbrucki ja Freiburgi ülikoolidel. Ja 5 aastat pärast ja ta põgenes edasi, seal kohtus oma abikaasad ja siis jäädes oma elu Chicagos ja Lamontis, suri Lamontis ja Leedu tagasi ta ei tulnud, isegi kui talle anti rahvuspreemia. Juba see oli 14 aastat tagasi, ma arvan, ja 18 aastat tagasi ja siis ta ei tulnud, väga viisakalt ütles see, öeldes, et vabandage, mul on vaid see noor Leedu vabariigi dokumente olemas, siis ma ei saa nagu ookeani nagu teise poole minna ja ta Suttemaa kirjutas nii luuled kui ka artikleid, oli ka tõlkija ja tal oli ka sarnasusi Michelsoniga, sest tal oli päris traagiline elu ja või väga kahju, et ma ei saa kasutada rohkem aega, aga lõpetagem sellega, siis ma ütlen kohe, millest ma siis sooviksin rääkida, siis see on vaid üks luuletus ja Suttemaa kasutas ja ka Matskus kasutas ornamenteerimata keelt ja mida iseloomustas Matskus ja ta ornamenteerimata keel on keel, mida vormistavad dramaatilised epiteedid, antiteesid, syntaktilised inversioonid või semantiline mittekooskõlalusus. See räägib eksiili üksendusest ja viljatusest ning kirjanduse saatusest pagulas. Ja pagulas trauma ja surm ja kaotused olid ka Suttemaa üks peamised teemad. See võib, kuigi Michelson kirjutas hiljem ja tal oli hoopis teistsugune elu, siis need teemad, nii trauma kui ka keel, mis on purunemas, kui on vaja oma kogemustele uut keelt leida, see seostab neid. Ja see on aitäh Marja Partnale ja Aare Pilvele, kes eile aitasid
suutama tõlget eesti keelde parandada. Ja nii ma tean, et aega on vähe ja ma mainin vaid üht asja Matskuse kohta, et ta oli intertekstuaalne selles mõttes, et ta lõi dialoogi lääne kultuuriga ja just nimelt tema promemoria Antana Škemale kirjutatud poeem Chapel B selles on viideid Dylan Thomas and That Shall Have No Dominion ja enam surmi valitse siis luuletusele. Siis Matskus pöörab seda tagurpidi ja siis kui Thomas oleks öelnud, et surmal ei ole lootus, siis Matskuse järgi surmast ei saa pääseda. Ja siis niisuguse päris traagilise elupilguga nad kirjutasid ja neid ühendab ka nii see traagiline maailmapilt kui ka tänavapeegeldused, sest nad kirjutasid ka Ühendriikide afroameeriklastest ja teisest tänavapäeva sündmustest, kurjusest, lootusetusest, aga ka lootusest. Ja selle keskel oli ka keel ja selle kaotamise ja uue keele, uue maa loomise küsimused. Aitäh teile! Nii, meil on paraku peame püsima ajapiirides ka küsimused. Ja näed sealt, tuuakse teile mikrofon alati. Aitäh, Agne, selle särava ettekande eest. Ja olles natuke selle kolmiktõlke ettevõtmisega seotud Balti Assamblee laureaatide tõlkimisega kahte keelde, siis vastavalt nende oma lähtekeelele tuleb öelda, et see oli ka 3 kirjanike liidu ühisprojekt, et need ei olnud valgustatud ministrid, kes kohtusid ja otsustasid, et sellele järgnes surve ja piin Läti, Leedu ja Eesti kirjanike liitude poolt. Aga on tõeliselt hea meel, et just Ene Mihkelsoni luulekogu ilmus nüüd selle tõlkeprojekti raames ja mul on piinlik, et eestlased on kogu selle ürituse sabas lohisenud, aga nüüd on ka meil tõlge ette näidata ja see ei olnud tõlkijate süü. Aga minu küsimus nüüd selle sissejuhatuse peale on järgmine. Aeg ja ruum on painutatav. Kellega sa veel võrdleksid Ene Mihkelsoni luulet Leedu kirjanduses? Aitäh! Aitäh! See oli väga-väga oluline lihtsalt, mida teie ütlesite, et see oli tegelikult kirjanike liidu projekti. Aga see vormistamine nagu ministeeriumite vahel on ka oluline, sest see on nagu luba nende poolt. Siis, aga keda ma veel nimetaksin? Ja muidugi, see oli just see punkt, millest ma pääsesin Leedust välja ja siis otsa pagulasesse, sest meie Leedu nii nõukaaja kui ka varasemad kirjanduses ei olnud niisuguseid näideid, ma arvan, ja. Aga kui me vaataksime maailmakirjandust, siis ma tean, et eesti keelde on ka Tadeusz Różewicz tõlgitud ja poola keelest ja siis tema luuled ma paneksin Mihkelsoni kõrvule ja ta ka on minu lemmikutest. Me jõuame ühe kiire küsimuse veel võtta, kui on kellegi. Ja seal on. Ma tahtsin küsida, kas võis olla Mihkelsonil mingeid esoteerilisi huvisid või mitte, sest pealkiri Torn
tegelikult loob otsese seose Taru 16. kaardiga, mis on üks kõige negatiivsemaid ja sümboliseerib täielikku krahhi või kokkuvarisemist. Et see on väga suure hävitusjõuga pealkiri tegelikult või väga karmi taustaga. Kas keegi soovib sellele vastata ja teab kohe? Mihkelson oli väga lai haridus, võimalik, et ta teadis seda. Aga me peame edasi liikuma, sellepärast, et ajakava on selline. Suur aitäh sulle, Agne, veel kord.